Kas sa tahad oma kaasakarmad ka või? Ikka võib, aga kus ma tean, milline mu kaasakarma on? No kohe võtame kohe vahele, ei ole siin midagi, uurime välja. Sest tegelikult on hea, kui me saame seda analüüsida üldse, et kuidas sa inimesi aitama hakkasid ja miks sa seda tegid, et kuskohast see sul tuli? Et need asjad, need anded ju kuskilt kohast Tead, avanevad ja kõik värgid seal. kui mina sinule nüüd ütlen, miks ma seda tegema hakkasin, siis ma ei tea isegi. Sest mina aitan ka inimesi ja ma ka ei tea, kust ma seda tegema hakkasin ja sellepärast ma numeroloogiat hakkasin. Aga mida sa teed? Mina numeroloogiliselt aitan inimestele endani jõuda. No uurin ka sünnipäeva, kuud ja aastad. Aha, seal numbrid on ju ka tähendus. Ja. Sul oli kaaluga karma või? Sina ütlesid mulle niimoodi, jah? Vaata, kas sa jääd. Jaa, leian. Jääd vahele. Jaa, vahele. Ja vaata, kui sa nüüd maa peale tuled, siis need on su alateadvuses. Oota, ma vaatan. Ellujäämisega seotud kinnismõtetest on sul mingisugused kinnismõtted, negatiivne harjumus enesesse sulguda, paned suu kinni. Jah. On või? Jah, ma töötan kogu aeg sellega, mu mees teab seda. Ütle selle oma abikaasale, et ta teab seda. Ta teab seda. Ta ütleb, et ma olen nõukogude naine, ma panen suu kinni. Mis ta sanub või? Jaa, sallenda. Näed, sul on, aga sa pead sellest lahti saama. Jaa, ma tegelen sellega. Nii, kasutu isekus. Kasutu isekus. Jah. Ei ole selline. Aga võib-olla oli. Oli, siis mul on olnud palju neid asju, mis siin on. Jaa, sa telefoni kaudu mulle rääkisid, vaata, mul on palju asju olnud, aga ma olen endaga väga palju tööd teinud. Siis on teistes ainult konkurente näha. Ei ole üldse olnud. Ei ole. Harjumus oma käitumist teistele peale suruda. On olnud. On olnud. Kas sa temale ka peale surud või? Muidugi. Ta teab seda, Maia ka teab seda. Ütle oma mehele, anna talle käsk ette, et kui sina hakkad peale suruma, et ta siis annaks sulle märgi. Ja ma ütlesingi talle, et ära lase minul olla mehelik, et mina pean olema naiselik. Kui sa näed, et mina hakkan kamandama, siis ütle, et kallis naine. Anna märku. Ja ma olen talle öelnud seda. Anna märku. Nii kui hakkab õiendama ja hakkab kamandama, sina ütled, et no peab. Naine rahune maha. Jah. Harjumus oma käitumist teistele peale suruda, seda tema peab sind aitama. Vabaned kujutlusest, teised peavad sinu reeglitele alluma. Näe, teiste kamandamist, teiste pidevast parandamist, eesmärgi poole tormamisest. Kuidas sul on? Kas sa tahad kangesti kiiresti kõik asjad ära teha? Jaa, töötan selle kallal. Mul on olnud enne seda. Ei, sa pead oma vanemale ütlema, et ta ei laseks sul torvata. Ja ta ütlebki seda, et ta ütleb alati mulle rauhassa vaan. Rauhassa, rahulikult, kogu ütleb. Ja siis ma ütlen, mulle ei meeldi see sõna, kui peab rahulikult tegema. Ma tahan käku. Aga ma saan sellest aru. Ma olen endaga väga palju tööd teinud. Nii, harjumusest teistega vesteldes end jälgida. End jälgida? Ei. Ei jälgi. Kui sa teistega vestled, sa ei jälgi ise ennast. Ei, null. Oma maailmast kinni olemisest, kui sa hakkad endaga tööd tegema, siis sa ei saa enam oma tõdedes kinni olla, sellepärast, et sa pead siis elu nägema laiemalt. Ma näengi. Läbi numbrite ma näen. Kaldus kergesti vihastada. Ei ole üldjuhul. Ei. Ei ole, jah? Ja nüüd selles elus, näed, selle lehe ma annan sulle, selles elus õpid sa need hingeomadused. Vaata, kas on sul mõni juba siin õpitud? Jaa, esimene täiesti avameelselt kõike teistega jagama. Jaa. Nii, vaata edasi. Oskus teiste toetamisest rõõmu tunda, ilma omakasu peale mõtlemata. Jaa, olemas. Jaa. Kas pean edasi lugema?
et tegelikult, kui sa veel seda räägiksid uuesti, et vaata, kui sa bussis oled sõitnud näiteks inimestega või sa ütlesidki, vaata, et kui sa bussis sõidad, et siis sul on raske aeg-ajalt mitte öelda inimestele seda, et sa tunned midagi või tajud midagi. Vaata, mõni ei kannata seda välja ja mõni läheb kohe vihaseks ja tihedaks, aga minul on niisugune sisemine tung, et ma kihelen, sest ma tahan sellest teadmisest lahti saada, siis mul ei jää muud üle, kui ma lähen lihtsalt bussist välja. Aga kas sa siis näiteks noorena või teismelisena ka juba seda tajusid või see on sul vanusega kuidagi kujunenud välja see tunne? Kas sa tunnetasid näiteks See on keskmist nagu ka? kuidagi pikkamööda on see nagu kujunenud. Või ma ei oskagi öelda, et kas ma seal, kui palju ma seal oskasin. Aga mul on kogu aeg, kuna ma olen hambur, siis hamburil on niisugune energia, et teda kasutab tema kõrgem mina ära teistele õpetusi jagamiseks. Ja siis hamburil mul on siis niisugune tunne, et ega ma ei ole mõelnudki selle peale, et miks ma nii ütlesin. Nii nagu toon näite. Oleme seal selle sõbranna juures ja mediteerime ja kõik suured tähtsad kulud on kohal ja mina vaatan, üks see guru seal nahistab natuke, vaatan, tema on võtnud selle minu sõbranna voodi pealt selle lambanaha ja pannud omale tagumiku alla, et pehmem oleks istuda. Natukese aja pärast ma näen, võtab selle sealt tagumiku alt ära ja viskab lambanaha sinna sõbranna voodi peale. Ja ma kuulen, kuidas ma ütlen, kas ei salli teist oinast enda kõrval või? No sure ära lihtsalt. Ja ma ei ole selle peale mõelnudki, et oinaga on tegemist või lambanahaga. Ma ei ole seda ainult minu suu. See tuli lihtsalt sinu kaudu nagu. Ja see sellepärast, et selle guru kõrgem mina ilmselt tahtis gurule ära teha. Selgitada talle või anda talle informatsiooni ja ta vaatas, et nüüd on paras aeg seda öelda. Ja siis kasutab mind. Ja siis ma vabandan niimoodi siiamaani, kui ma seda guru näen, ma ütlen, kuule, ma loodan, et sa oled ikka mulle andeks andnud. Aga oota, hambur siis sa oled detsembris sündinud või? 2. detsember. 2. detsember. Jaa, mul on elukaaslane 13. detsember sündinud. Ka hambur või? Jaa. Tema või? See hamburi karnaga inimene ei pea ühtegi plaani tegema, sest need plaanid kukuvad kõik ümber. Tema peab lihtsalt südant kuulama. See, mis süda ütleb, kui süda ütleb, mine uksest välja ja vaata puu otsa. Siis lähed uksest välja, vaatad puu otsa, ilma et sa teaksid, miks sa seda teed. See on intuitsioon siis on nagu hästi tugev hamburil. Jah. Ja kui veel on niisugune vana hing ja kuna tal on suured kõrvad nagu kapsalehed, siis ta on vana hing. Jaa. Vot. Ja siis ongi niimoodi, et ja kui siis sa tahad midagi, ütleme, et kodus on miski asi käitki ja seda on vaja parandada, siis sa ei pea uksest välja minema, sest kindlasti sõber tuleb ja see asi on juba näppus. Ja siis ta annab märku, et kuule, see tuleks ära parandada. Jah. See on niimoodi, et keegi tuleb ja see asi, mis tal on vaja panna, ära remontida, see on juba tal näppus. Mu poeg on selle karmaga. Ma siin, kuidas sa tead, et sul nüüd see Marko tuleb ja tal on see asi näppus, mis sa pead sinna selle ätkise koha peal panema. Tema ei tea. Aga kas sa oled sellise teadmise saanud läbi kogemuste, läbi elus või sul lihtsalt tuleb see informatsioon kuskilt ja sa lihtsalt tead seda? Või nüüd nii, nagu sa ütlesid, et su poeg on hamburi karmaga, eks ju, ja siis sellepärast sa ka tead, kuidas need käitumised käivad. Kas need tulevad kuidagi sul lihtsalt elukogemusest, need teadmised? Vaata, üks asi on see, et ma olen uudishimulik nende asjade suhtes, ma loen seda sellist materjali. Siis mul on kogemused, et ma kogen seda ja see jääb mulle lihtsalt meelde. Aga mis sa kalade kohta oskad ütelda? Mina olen 16. märts sündinud. 16. märts olen sündinud, ma olen kalad. Mis sa kalade kohta ütled? Ma olen sinu õpetaja, sest mul on kalade karma.
oi, Yeah. vaata, miks me kokku saime ja. Näiteks kui sinul on ka, kui sina oled kala, Ja. väikesemärgilt kala ja siis kalade karmaga inimene on sinu õpetaja, sest ta käivitab neid tundeid sinu sees, mis on vaja ringi teha. Sa ju nägid, kuidas ma käitusin. Ja sa tulidki kohe, haarasid rinnust kinni Ja et ma ei saa sinna midagi teha. Ehk siis sina oled minu õpetaja. Jah. Ja seepärast mul ongi kogu aeg tõmme sinu poole olnud ja selleks meil oli ka vaja Aimet, et ma Jah, saaksin sinu, vaheldajaks. jah, et ma saaksin sinu juurde. Jah. Ja Aime kutsus mind täiesti enda juurde siis esinema ja mina enne ei teadnud üldse, et läbi Aime ma saan sinu juurde, sest kõik kogu aeg juhatatakse. Jah. Ja nüüd ma istun siin ja sa hoidsid mind põlvedega, hoiad kõvasti kinni, et ma siit Et sa ära joosta. ära ei jookseks. Vaata, sulle elu need energiakanalid on, kui sa tahad, et noh, väsid ära või midagi või oled roidunud, siis on hea, kui sa võtad niimoodi, näed, siin on kõõlused ja nüüd sa ajad sõrmed siia kõõluse taha. Sinna alla. Aja sinna alla, jah. Ja ma sain aru küll, mis sa mõtled. Ja kui sa pigistad seda, siis sa pigistad seda oma energia, seda punkti. Siis see energia hakkab sinu sees uuesti ilusasti jooksma. See on nii, nagu sa võtsid mul rinnust aga seda, see on ohtlik asi. Kellega see pole ohtlik, aga see on ohtlik. Arvesta sellega, et kui sul on selline tunne, et sind ei armastata kellegi poolt, siis sinu lümf ei liigu normaalselt. Ja kui lümf ei liigu normaalselt, siis su ohustab vähkkasvajaga. Oho. Kas ma peaksin tegema rohkem siis sellist nagu andestamise praktikat, kes ka nende inimestega näiteks, kui ma tajun, et justkui nagu seda armastust on vähe või niimoodi lihtsalt andestada. Kui need inimesed, kellega sa kokku saad, käivitavad sinu sees, kui nad teevad seda ja sa tunned, et positiivne tunne läks käima, võid rahulikult selle asjaga tegeleda, aga kui sinu sees kellegi inimese mõjutamisel tuleb negatiivne tunne, siis sa pead hakkama selle tundega tegelema ja see, mis ma täna sinuga tegid, sellega sa pead lihtsalt hakkama tegelema, pane käsi puusa. Ja siis võtad siit kinni, näed, siin on need punktid. Ise saan võtta siis niimoodi. Ja, siin on lühvi sõlmed. Ja siin. Natuke igine ära puutu. Igine on veits. Nii valus või? Ei, ma räägin, et igine on natukene ära puutu. No ja siis ma ei ole igistanud või? Ära sellepärast abistada. Jaa, väga naljakas. On kohe erinev. Jaa, on, siit on. Kuule, aga siis näiteks, vaata, kui minul on nüüd kaalude karma, kuidas sa neid karmasid arvutad? Kus kohas sa sellised matemaatilised andmed? Kui sinul on kaalude karma, siis sina oled õpetajaks nendele, kes on päikesemärgi kaalud. Kes sul on, kes on päikesemärk kaalud? Ma ei tea, ma ei ole uurinud. Ma peaks uurima siis. Sina oled nendele õpetaja. Okei. Ehk siis ma peaksin astroloogiliselt vaatama siis seda. Astroloogias vaadatakse seda, on ju? Sa võid loogiliselt ka vaadata, aga sa pead teadma sellepärast, et kus sa seda tead, siis sa pead vaatama internetis, seal on nagu kirjutatud, aga ma ei usu, et see internetis üleval on. Kus sa selle materjali said sellise? Mul on üks raamat. Kas tahad näidata, mis raamat see on või? Aga see raamat on ka kõvasti ümber töötatud. No ma näen, jah. Ja sellepärast, et sa vaata, kuidas ta on ära lagunenud. Nii. Ja vaata, näe, see on see noorkuu astroloogia. Okei. Aga nüüd on siin niimoodi, et vaata, tänapäeval on niimoodi, et aeg läheb väga kiiresti, energiat muutuvad väga kiiresti. Ja nüüd vaata siis, mis aastal. See raamat on välja antud. Nii, no. Näe, ma ostsin selle 14. 06/2003. Jah. See on 23 aastat tagasi. Ja see on juba kapsas. Täielik kapsas. Ja sellepärast, et ja see on ümber töötatud ja sellepärast, et siin on juba see informatsioon, kui sa seda ise sellega ei tegele, muutub vanaks. Ja siis on vaja, et sul oleks keegi kuskil uue informatsiooni asemele pannud.
aga siis see, noh, võid ette kujutada. või siin on siin kleebitud. Ja siin on väga palju. Aga tead, sa võid, kui sa lähed raamatupoodi Apollosse, siis vaata neid noorkuu astroloogia raamatuid. Neid on seal igasuguseid. Ja siis veel, mida sa nüüd tuli välja see. Silmitsi karmaga, oi. Ja karma 8 seadust on siin. Ja see on nii ilusti ja nii kokkuvõtvalt on kirjutatud, et kui sa selle, ma ei tea, Soomes on vaevalt, et eesti keeles on. Ei, ma käin siin Tallinnas ikkagi poes. Siis mine Apollosse ja vaata, kas sa saad sealt seda sellise raamatu, sest siin on karma 8 seadust on siin sees. Ja nad on hästi lihtsalt ja hästi kokkuvõtvalt kirjutatud, nii et see aitab sind kõvasti. Jaa, ma arvan, et ma lähen hüppan poest läbi. Ma panen endale siia salvestusse ka, et näha oleks. Näed, siin on selline. Ma vaatan seda, näita mulle korraks seda raamatut, kui ma pärast teen pildid endale, et mul meelde. Sellepärast, et meie saame oma tunded, saame astroloogiliselt taustalt. Need planeedid, mis on meie päikesesüsteemis, need kogu aeg kanaldavad meile igasuguseid tundeid. Kas sina oled selles suhtes astroloogiat uurinud ja kas sa numeroloogiaga ka kuidagi oled kursis? Ja, aga loomulikult. See on kõik seotud omavahel. Kõik on omavahel seotud. Astroloogia ongi meie päikesesüsteemi liikuma panev jõud. Ja kui sa siis näed, kus kohal miski on ja igal sellel planeedil olenevalt sellest, missuguses päikesemärgis või missuguses selles märgis ta on, see annab sulle erinevaid energiaid ja siis veel need sõlmpunktid ja niisugused asjad. Aga kas sa seda saad mulle rääkida siis, kui millal sinul huvi selliste asjade vastu tuli, et sa oled noorepõlves olnud natukene teistsugune arvatavasti oma tunnete ja mõtetega inimeste tajumiseks? Mina noores põlves teiste meelest olin täiesti totakas. Sa olid siin hästi kiire ja aktiivne tüdruk, nagu ma aru sain, jah? Sellepärast, et koolis juba sai minuga nalja ja minuga kullul oli väga hea nalja teha, sellepärast, et mina kui vihastasin, siis vihastasin ja mul läks kohe vihe üle. Siis poisid ütlesid niimoodi, et tead, sind on hea narrida, sulle hästi ruttu vihe üle. Jaa. Sa oled rohkem olnud nagu selline poisilik tüdruk kui selline. Poisid, kui kuskil midagi tahtsid ette võtta, siis võtame Maiega kaasa, siis on põnevam. Kas sa olid selline tüdruk, kes mõtles ise pättusi ka välja või? Pättused? Puu otsa ronisid ikka, jah? Katus otsa ka? No jah, ikka pättusi ka, ega siis elama peab. Ei saa ju olla tuim tükk. Sul on juuksevärv, vaata selline punakas sõiv annab märku sellest, et sul on särtsu sees väga palju. Jah, mul oli, see oranž punane pea oli. Loomu poolest on selline oranžikas punane. Juuksed olid nii krussis nagu neegri taguots. Kas sa oled näinud neegri taguots? Ja vaata, ma kujustan ette. Ma ka kujutan, et ma ei ole ka näinud. Sa ei ole näinud? Mina ei ole ka tegelikult näinud, aga mul on hea kujustamisvõime. Väga kihvt. Aga... Kuule, kas me vaatame tema karmat ka või? No jaa, oleks muidugi vaadata. Äkki talle ma võtan tema karma ka siit välja ja annan sulle, siis te saate kodus edasi arutada. Põhimõtteliselt on see hea, et ta tudub siin praegu selja taga. Las ta tudub. Las ta tudub. Kui mees tudub, siis on rahulik. Naistel oma hetki. Just niimoodi. Tema on sündinud 81. 81. Tema on hambur ise see... Tema on hambur või? Jaa, tema on 13, 12. Hambur ja hamburi karma. Nii, vaatame siis. Mis aastal 81 või? Ja ütle mulle detsembris või? Jaa, detsember.
81. sa näed nii hästi , Hm? sa näed nii hästi , et näed hästi , sa ei vaja prille üldse või ? Ei , lugemiseks ma ikka vajan , aga siin on juba tuttavad need . sul juba käsi läheb õigesse kohta lihtsalt jah ? jah , 81 on see või ? jah . 24 , see on 80 , näe , lõpeb ära . ja , saan aru . aga nüüd ka me peame siit vaatama , näed , 25. september 81 kuni 16 märts 83 on vähikarma . tema õpib suhtlema , tema õpib teistega ilusasti suhtlema . 83 , 81 ja siis detsember jääb siia , siis jääb ilusti jah . ja siis ma annan selle vähikarma sulle ja siis . aga kas inimesed pöörduvad su peale tihti erinevate muredega või kuidas sa alustad nendega vaatamist või inimeste analüüsimist ? ma õpetan neid , et vaata ja ütlen , et teil on mobiilid , teil on internet , teil on kõik . Te saate ju iseennast ka aidata , te ei pea jooksma teiste inimeste . juurde . jah , aga saad aru , sinul on selline nagu elukool või sul on selline eluõpetus , ega sa kõike ju ei anna just , vaata , inimesed otsivad küll informatsiooni , aga kõike sealt ei saa sellist asja , mida sinul on juba elukogemusega . sina ju arvatavasti ühendad ka need oma teadmised elus õpitud ja kogetud , siis see informatsioon on hoopis teistmoodi , kui tänapäeval arvutis saab . ma arvan , et see on see , mille pärast inimesed sinu poole pöörduvad . tavaliselt pöörduvad , kes alles nüüd hakkavad oma elu lõpu poole Jumalat uskuma . see on ikka kole küll , kuidas inimesed Jumalat ei usu . kuidas see võimalik on ? kas tahad , et ma aitan sind või ? aitan sind . ma otsin selle vähikarma . Jaa, ma sain aru. kaalud , veevära ja tead , see on tavaliselt niimoodi , et hakkad eespoolt otsima . viimane leht . on , ei , hakkad viimasest lehest peale otsima . esimene . ja on , see on ka karma . ja mina ei tea kohe , mismoodi see siis nüüd siis edasi on . näe , veevala jah ? vähikarm . oli . ja väga hea . vaata kõigepealt siit ülevalt , kas ta jääb siia vahele . ja jääb täiesti . ja . ja näed , need on nüüd , tema õpib teistega suhtlema , tema õpib lähedust . ja , aga siis ma saangi kodus rahulikult temaga seda soome keeles läbi arutada ja rääkida . ja , aga kuule , räägi selles suhtes , et sa rääkisid , ma panen praegu need siia kõrvale , siis ma võtan nad kaasa . jah , see on minu oma ja see on see siis on tema oma . ma tahtsin , pane niimoodi , et sa ei ma ei unusta seda . unusta . ma tahtsin sellist asja veel küsida , et vaata , sa rääkisid kuskil erinevates kohtades , sa oled ufodega kokku saanud , ufodega kohtunud . et kas sa kartsid ka seda või kuidas see tunne üldse nagu peale tuli või kuidas sina seal selles olukorras ennast tundsid , kas sa tajusid üldse , et sa oled midagi teistmoodi , isegi kommenteeri seda . sellepärast , et vaata , ufodel on võnkesagedus 300 000 hertsi . sa kujutad ette , 300 000 . inimene võngub võnkesagedusega 60 000 kuni 90 000 . sa vaatad , see on väga palju . see on väga suur vahe . ja nüüd , kui sina , ufod tulevad su lähedusse või lendavad oma laevaga sinu läheduses , siis see vibratsioon on nii kõrge , et sa lähed paanikasse . ja siis need inimesed jooksevad kabuhirmus nende ufokate eest ja kardavad , sellepärast et mida nad kardavad , nad kardavad oma paanikatunnet . ja nemad siis tulid minu oma aparaadiga maale , mulle suve koju tulid sinna ja on seal tee otsas ja näen , suur punane kera on üleval ja läheb pisikeseks , läheb suureks . ja ma tahtsin koledasti katsuda seda , et kuidas see on . no ütle idiooti .
ja siis aga ufod tõstsid rutlusele oma aparaadi teise koha peale, et ma ei saaks kätt sinna sisse pista. Aga ikkagi, kuna ma olin nii lähedal sellele aparaadile, oli mul niisugune tunne, et tead, mul on kõik karvad püsti ja keegi tõmbab mul naha seljast maha. See oli nii õudne. Tõesti, kui inimene ei tea nendest asjadest mitte midagi ja ta satub sellisesse tunde püünisesse, tõesti jooksed, tead niimoodi, et kõht on lahti. No ma kujutan ette. Mina küll kardaksin või selles suhtes, et mina ei kujuta seda ette, mis tunne see on. Aga mul jäi praegu selline, kas sa said siis kuidagi ka puudutada neid või ei saanud? Või ei. Õnneks ei tule kõne allagi, kui sul on madal vibratsioon ja sa ei ole veel nii kaugele arenenud. Ei tule kõne allagi, et sa oma käsi või jalgu või ennast sinna sisse topid. Seepärast see on radioaktiivne. Sest nii kõrge sagedus on radioaktiivne. Ja uhvad seda teadsid ja siis nad tegid minuga niisugust nalja, et siis nad viisid selle aparaadi 1,5 kilomeetrit maad üle välja sinna ühe maja peale ja siis visualiseerisid mulle, et see maja põleb. Mina vaatan, kuule, suitsu põleb. Koerad auguvad, tead, nii et hulluks minemisin. Ja mina mõtlen, mis asi, kuidas see suitsu nüüd põlema läks. Ja siis, aga nii imelikult põleb, et üks suur leekan tuleb maa sees. No niimoodi maja ei põle ju. Mina vaatan seda, mis asi see on, mis asja mulle näitavad. Ja mina siin nüüd jooksen ähkad-puhkad sinna. Maja pooled lasen vähemalt koera-kutsikatki majast välja, seal on koerakasvatus. Ja see jõuan poole tee peale, et tõmban natuke hinge, keeran ringi, vaatan tagasi, vaatan uuesti. Ei, sul ei ole mitte midagi, mitte miski ei põle. Kuidas ma siis nüüd nii valesti vaatasin? Ja vaatan üle põllu, seal oli kolhoosi kaalumaja. Vaatan, oi, kui valesti ma olen vaadanud, näe, kaalumaja hoopis põleb. Mina jälle ei jooksen, et lähen aitad või seda, ma ei tea enam, jooksmise see tuhin oli sees. Ja siis see kaalumaja tulekahju kaob ära ja siis näed sealt edasi üks maja põleb. Ja siis ma sain aru, et need on ufokad, teevad minuga pulli. Ma ütlesin siis niimoodi, kurat, poisid, lõpetage ära, ma sain aru, mis te tahtsite mulle öelda. Kõik tulekahjud kustusid ära. Hoopis mängisid sinuga. Jah. Ei, ma sain aru. Siis nad ütlesid, et ära usu seda, mis sa näed. See oli sulle märgu andeks. See oli õpetus. Et jällegi see, et siin maja peal sa oled, et kui me tahame siin mingis mõttes õpetada, siis me võime sulle niisuguse vägeva visiooni ette määlida, et sa lähedki selle lõksu. Ära usu kõiki asju. Ma sain aru. Mulle meeldis see, kui sa siin pabereid otsisid seda vähki, siis sa ütlesid, et ma küsisin, vaata, millised inimesed sinu juurde tulevad viimasel ajal või millised on. Sa ütlesid, et need, kes on nüüd alles avastanud Jumala ja usu. Et kas sinu elus on usk kui selline kogu aeg olnud? Usk Jumala vastu ja mis on Jumal? Alguses mul oli suguvõsas olid jutlustajad. Ja kogu aeg oli nendega tegemist, kes tegelesid Jumalaga. Niisugust situatsiooni ei olnud ja siis oli meie külas oli ka üks jutlustaja. Aga siis isa oli alati nende jutlustajate vastu õel. Ja mina ikka püüdsin isale öelda, et ära ole õel. Aga ükskord lõi keravälk meile tuppa. Tuli meil maru suur küla, kõige suurem kuusk ja see keravälk läks kuuse lätvast sisse, tegi kuuse pooleks. Läks maa sisse, mööda maa alt tuli meie sauda sisse. Ühest ruudist tuli sisse, tegi pliidi peal see puhtaks. Kõik potid, pannid, kõik, mis pliidi peal oli, kõik visati maha. Ja teisest ruudust läks välja, aga meil oli külas üks jutlustaja. Ja siin aga selle jutlustaja selja taga rippus seina peal see vanad vaskmargapuu. Ja see
kena väik lõi selle margapuuga jutust talle mööda vastu pead. Ja mina kohe jälle, sest mina nägin, et see jutustaja rääkis, oli tead niisugune vaga ja mida kõik tema siis, kui usklik ta on ja nii edasi. Ja mina sain aru, et ta muud ei tee, kui valetab. Kogu aeg muudkui valetab. Ma ütlesin isale, no näed nüüd, ära usu seda jutlustajat. Vaata siis. Keravälk tuli ja näitas kohe. Keravälk tuleb aknast sisse ja andis talle selle märgapuuga kolaka ära ja kui muidu aru ei saa, siis too vastu pead. Ühesõnaga teisi õpetati ja siis ja kes mind on veel õpetanud? Kõik, kes on ära surnud. Nii. On head õpetajad. Ehk siis sa mõtled inimeste hinged, kes käivad ja annavad endast märku aeg-ajalt ja sellist Ei, mis aeg-ajalt. Kui ma lähen matustele, siis nad on minu juures ja räägivad minuga. Ja alati paluvad, et mine nüüd ütle mu tütrele, et ta ei nutaks. Ma ei ole ju surnud. Esimene kord, kui nad minuga seda tegid, siis ma ei saanud üldse aru, mis toimub. Kui vana sa umbes olid siis, kui esimest korda sellised asjad hakkasid juhtuma, et sa hakkasid nägema? Ja, ma võib olla kuskil 40 või. See on sellepärast ma küsin, et ma olen 48 ja see, et kuidas ma... Sul on paras aeg hakata nende asjadega tegeleda, näitame kätt. Sul on nüüd küll lugemisprille vaja. Peened sooned. Näed? Jah, sa oled tõesti inimeste aitaja, sul ei ole siin kohe mitte midagi kobiseda vastu. Mille järgi sa vaatad seda? Näe, vaata. Need on energiakanalid. Näed, üks kanal, teine kanal. Nüüd vaata, näe, sul on ka siin. Näe, üks tuleb ja teine tuleb ja näed, siin on kolmnurk. Ja näed, siin on kolmnurk. See on inimeste aitaja värk. Siit kolmnurk, see kolmnurk. Jah, näe, siin, näed. Näe, siin on kolmnurk ja sul need on palju. Jah. Ühesõnaga, sina oledki see, kes aitab teisi. Ja, ma olen nüüd siia faasi jõudnud. Ise saad ka aru, et sa pead teisi aitama. Ma aitangi inimesi. Ja, ma aitan väga palju inimesi. Kas inimesed peavad meid ka aitama? Ei pea, see oleneb sellest, kuidas kõik asjad. Sa ei pea mõtlema selle peale, et ma pean nüüd teisi aitama. Need asjad jooksevad ise ilusasti kokku niimoodi kenasti. Sa ei pea selleks mitte midagi tegema. Ja põhimõtteliselt ma nüüd nagu tajungi, ma olen umbes 2 aastat nüüd selles kohas, kus ma saangi aru, et vajalikud inimesed jõuavad mu juurde, need, kes vajavad abi, nad tulevad mu juurde. Ja mina leian õiged inimesed siis, kui mind juhatatakse sinu juurde näiteks. Ja täpselt sa räägid siis sellele inimesele seda, mida ta sellel hetkel vajab ja millest ta aru saab. Ei ole mõtet hakata õpetama seda teist ja kolmandat, kui inimene ei ole selleks veel valmis. Nii et õigel teel. Aga selle teed ka ringi. Selle teen ka ringi? Jah, see on lümfisell. Ja lümf ei liigu siis, kui sul on siuke tunne, et keegi sind ei armasta. Okei. Ma tegelen sellega. Sellepärast, et tavaliselt on niimoodi, et kui need hakkavad siin lümfisõlmed hakkavad tunda andma, siis tavaliselt see viitab sellele, et sul on selline tunne, kas ta tuleb siis päevast korra või tuleb ta tihedamini või selline tunne, et võt see või see isik selle poolt sa ei ole armastatud. Aga tähendab, selgita mulle natukene seda sõna armastus. Sa ütlesidki, seda saab võrrelda sellega nagu umbes armastus lemmiklooma vastu. Et see on selle nagu tõeline armastus, eks ju? Ei ole niisugust, et üks armastuse asi on tõeline ja teine ei ole. Mis asi on armastus sinu armastus? Armastus on hea tunne. Sul on üks juuksekarv siin silmas kogu, ma tahan seda ära võtta. Võtta ära. Näed, sain ära. Pisikene kann. Jah, see on hea tunne. Mõtle nüüd oma lemmiklooma peale. Vaata, mis tunne su sisse tuleb. Selline nunnu tunne. Nunnu? Jah, nunnu. Huvitav, kes see nunnu on? Sina või? Ei, minu lemmikloom on siin nunnu. Kui sa mõtled lillepoti peale? Lillepoti peale? Sa mõtled, kui sul on toas lilled? Sul on pruun, et see ei ole nunnu.
kunst. Mulle lilled ka tegelikult väga meeldivad. Mulle on kõik asjad, üldiselt ma olen hästi selline armastav inimene, ma õudselt palju armastan ja ma jagan armastust ja ma olen pigem tänulik inimene kogu aeg ja siis jah, selline ja ma saan aru, mida sa räägid ja siis sama, mis me juba rääkisime. Armastus, see on, et sa armastad, see on tunne ja sa tead, mis tunne see on. Tean väga hästi. Jah. Mina sündisin armastuse tundega. Ja siis, kui ma olin niisugune enne kooli veel ja ma sain aru, et mu sees on armastuse tunne. Ja siis, kui ma sain suuremaks ja et ma ei saanud viha pidada, ma vihastasin küll hirmus kergelt. Aga ma lihtsalt, viha haiktus ära, mis ma teha saan ja siis poisid naeravad, et kiusama seda Maie, ta vihastab, et seal läheb viha ruttu üle, siis võtame tema selle kooli kiusamise objektiks. Kuule, aga mul on selline küsimus, näiteks praegu minu ema elab Eestis näiteks ja siis mina ise olen Soomes ja praegu nüüd räägitakse sellisest sõjahirmust ja erinevaid selliseid asju. Millist nõu sa annaksid inimestele? Mina ise ütlen, isiklikult ma ütlen, et ei tohi karta. Vaata, see, mis on sinu sees, mis on sinu sees, sinu tunded. Ja sinu sees võivad olla nii head tunded kui negatiivsed tunded. Seda sa tõmbad ligi. Seda sa toidad energeetiliselt. Kui sa kardad sõda, siis sa toidad sõda. Ma olen ka seda meelt täiesti. Ja kui sa tahad, et sinu elu oleks ilus ja ilma nende sõdadeta ja eksessideta, siis ära luba enda sees hoida niisuguseid energiaid, mis on negatiivsed. Tead, ma räägin seda sama, aga teatud inimestel on sellised huvitavad kinnisideed ja sellepärast ma numeroloogiat armastangi, et numbrite abil saab väga kiiresti aru energiatest, kes on kes, kellega tasub jamada, kellega ei tasu jamada, et me ei pea kõigile ju meeldima ja meie ei pea ka kõigile meeldima. Jah, see on niimoodi sellepärast, et kui inimene oma sageduse poolest ka 60 000 või 90 000 oleneb oma sagedusest, kas ta on nüüd seda uut valmis vastu võtma. Kui sa ei ole seda valmis vastu võtma, siis vägisi ei saa teda vastu võtma panna. Sul on väga ilusad silmad. Sul on väga sellised sügavad silmad. Ta vahepeal vaatas mulle nii sügavalt silma sisse, et mulle selline tunne, nagu sa planeerid. Sul on ka niisugused tumerohelised silmad. Sa hästi keerasid kohe. Mul on selline tunne, nagu me tunneksime teineteist. Mis sa arvad, et ei tunne või? No tunneme. Tunneme ikka. Sellepärast, et kui sa lähed see võib olla jumala võõras inimene. Ja sa lähed tema kõrvale ja sa tunned, et see on sugulane või et selle kõrval on nii hea olla. Need on kõik need, kellega me oleme eludes koos eksisteerinud. Ja, oma külatüdruk. Jah. Ja siis vaata see Silvi Vraigist nüüd praegu, ta oli eelmises elus minu õde ja läks sinna kloostrisse ja oli siis nunn. Ja selles elus me saime ka kokku ja ma aitasin teda ja sain, aga tema suri ära ja nüüd ta saab nüüd 75 ja peavad tema sünnipäeva. Ma ei või seda pilti vaadata, sest mul läheb südame täis, kuradi persse ära läksid. Kas teil oli mingid plaanid siis kauem koos olla? Või lihtsalt on see, et kahju, et ära läks? Mul on lihtsalt kahju, et ta ära läks. Ja ta veel enne seda, kui ta ära läks, ta käis mul seal maal, käis külas, istusime seal õues laua ääres, rääkisime juttu ja siis Viimsi perearst ütleb niimoodi, et sa aitasid seda Vraiti, Silvi, et aita teda. Ma ütlesin, ma ei saa enam aidata, sellepärast, et see on lukus. Ei saa enam seda teha, sellepärast, et tal on kõik otsad juba. Kus sa tead seda? Kuidas sa näed inimestel seda? See tähendab seda, et mina ei saa siis enam aidata. Ma olen nagu mingisuguse tammi taga, ma ei tea. Kas sa näiteks, ütleme, erinevalt vanuses, näiteks ka kui näiteks mingi noor inimene ja kui sa tunnetad seda, kui tal on nagu siin nüüd kõik
tead, ma tegin veel niisugust asja, et kui ma veel päris seda tööd ei teinud, et kui mina võtsin kätte lillekese näppu ja läksin mõnda vana inimest vaatama. Esimesed korrad, kui ma seda tegin, ma ei saanud aru, miks ma seda teen. Aga kui ma olin 4-5 korda niimoodi teinud ja iga kord, kui ma olin seda niimoodi teinud, see inimene suri ära. Ma käisin üleasti jätmas ja siis edaspidi mõtlesin, ei, ma enam ei lähe kellelegi külla. Sa kartsid, et lihtsalt see inimene on viimast. Ma kartsin, et äkki mina olen põhjus see, et tema ära sureb. Aga kus sa tead seda, et olite Silviga õed eelmises elus või kuskil eelmistes eludes? Ei, me lihtsalt vaatasime seda, et millega me tegelesime eelmises elus. Kuidas te vaatasite? No see on sedasi, et paned silmad kinni ja siis sind juhitakse sügavale enda sisse. Sa laiened, su teadvus laieneb, sa oled võimeline siit võtma igasugust informatsiooni. Ja lihtsalt saad teada, sellepärast, et kus me siis elame. Teadvuse väljas ju elame. Siin on kõik asjad olemas. Kui tihti sa niimoodi käid mediteerimas või tajuvad seda? Ei, ma lähen vahest, siis kui ma lähen loengut pidama, teen nendele need. Ja siis nad on koledasti asuuris, need inimesed, kes käivad oma eelmisi elusid vaatamas. Asuuris tähendab siis mida? Et eufoorias kuidagi või sellest, et appikene, mis ma kõik nägin? Jumal pidama seal kõik nägin. Ja seda siis nagu ma aru saan, et sinu jutu järgi tundub, et see on hästi lihtne. Lihtsalt paned silmad kinni, põmm ja oledki kuskil. See on sama siis tegelikult unenägudes me ka ju kolame ringi. Unenägudega on niisugune lugu, et ega ma pikalt ei taha magada, sellepärast, et ma pean ruttu üles tõusma, sellepärast, et ma hirmsasti toimetan seal unenäos. Ja mis see toimetamine tähendab siis? Toimetamine tähendab seda, et ma aitan kedagi või reisin kuskile või sõidan kuskile või teen midagi või ühesõnaga ma tegutsen. Kui sa hommiku ärkad, siis sa saad aru, et sa oled terve öö rästinud kuskil. Terve öö ju tegutsen, tead ju, tahaks puhata. Kusjuures mina ise olen ka tähele pannud, mida vanemaks ma tulen, no ma olen 48 praegu, seda vähem ma magan hästi kähku. Ja siis ma mõtlengi, et mis pull see nagu on. See ongi niimoodi, et mida vanemaks lähed, seda sügavamini ja lühema aja sa magad. See on normaalne ja selleks, et hästi palju päeva aja jooksul saaksid ära tehtud asja. See on niimoodi, et ja pane tähele, toiduga on täpselt niimoodi, et seda vähem, mida vanemaks saad, seda vähem sööd. Aga suuremaks ikka lähed või? Ei, ma ei tea. Ma ei küsi sinu kohta, sina oled ilus vormis tüdruk, suveks vormi. Ei, mis vormis sa siin räägid? Kus see vorm on? Vaata, see igavene rasvane rull seal põrsas. See. See. Räägime edasi, mis me neid tüdrukuid vaatame. Tüdrukuid jäävad tüdrukuteks. Jaa. Nii nüüd sa tahad jalgu hakata kokku situma. Jah, no võt siis. Jaa, väga huvitav. Kas sa oled nüüd kõik asjad ära küsinud, mida sa tahad teada? Ei, ma ei teadnudki, ega mul pole ühtegi küsimust valmis ju planeeritud, ma tulin suga lihtsalt rüütama. Vaata, see ongi sedasi, et kui ei planeeri, siis tuleb kõige huvitavam. Ma kunagi ei planeeri. Ei. Minu meelest on inimene nii huvitav ja see asi, tead, mis mulle väga meeldiks selline, sa ütlesid, et sa oled mulle õpetaja. Kas see tähendab seda, et sinu... Mina käivitan sinus neid tundeid, mida sina ümber tegema pead. Kui sina oled kalad, ja minul on kaladega arma, siis olen mina ka päikesemärgi, tähendab, karma on päikesemärgi õpetaja. Ükskõik missuguses situatsioonis see siis ka ei ole. Väga huvitav. Ja, aga ma mõtlesin, kas sa oled inimesi näiteks üleüldiselt, nüüd ma mõtlen nagu päris elus ka koolitanud, õpetanud, andnud neid nippe edasi, mida sina oskad ja mida sina kasutad? Sinu informatsioon tuleb... Vaata, tänapäeval ei ole enam niimoodi, et keegi on kellegi guru. Igaüks on iseenda guru. Ja see on niimoodi, et kui kõrgemaid jõud ütlevad sulle, et sa ei pea teisi inimesi õpetama, sest igaüks peab jõudma ise oma vaimse täiustuse juurde või oma selle tarkuse juurde. Enam ei ole niimoodi, et ma lähen kellegi juurde, keegi õpetab.
noh, minul on õpetajad need, kes on füüsilisest kehast välja läinud ja kelle kehad on seal puusärgis. Vaat siis nemad ronivad sealt puusärgist välja oma transcendentaalse kehaga ja on minu kõrval, keegi ei näe, ainult mina tajun neid ja näen. kas nad tulevad lihtsalt juhuslikult või sa lihtsalt saad nendega suhelda ka siis, kui sa vajad näiteks kedagi, võib-olla tahad, noh, ma ei tea, esivanematega või niimoodi, kas sa oled ise ka neid ja kurskutähte? esivanemad näiteks, kui nad tahavad mulle midagi öelda, siis on minul see öösel kell 3 on vaimude rund, siis nad tulevad ja istuvad mul voodi ääre peal. Isa on niimoodi teinud ja vanaema on niimoodi teinud, tuleb, istub mulle kella 3 ajal voodi ääre peale ja siis mina vaatan ja küsin, kes sa oled ja ta siis telepaatiliselt mõtleb, et noh, arva ära, kes ma olen. Vanaema siis, kui me kirjutasime Kreedaga selle raamatu Vähi varjatud sõnu, siis Margus Linnamäe apteekide suur boss hakkas seda Kreet Rosinat hakkas pommitama nende negatiivsete tunnetega, et tema pühib meid maa pealt ära, mikspärast meie kirjutame niisugust valet asja seal raamatus, aga me ei kirjutanud mingisugust valet asja. Ja siis ma tulin koju ja ütlesin sellele Kreedale, et ära hakka ennast õigustama, ära hakka seletama. Siis asi läheb puhta metsa. Tee niimoodi, et sa ei ole kuulnudki. Mina tulin siis koju ja olin maal. Tulin koju ja tõesti pani muretsema, tead, kui teine ikka niimoodi ähverdab sind ja lubab sinuga teha seda, teist ja kolmandat. Ja siis öösel kell 3 tuli vanaema sinna, istub mul voodi ääre peale ja tavaliselt, kui hinged tulevad öösel kella 3 istud voodi ääre, siis ma alati tavaliselt küsin, et kas sa vajad abi. Seepärast, et paljud surevad niimoodi ära, et nad ei saa aru, et nad on surnud. Okei. Ja kui inimene ei saa aru, et ta on surnud, siis ta ei lähe ära sinna, kus ta minema peab. Siis ta on kinni kuidagi. Ta on siin kinni või siis ta suri ära kellegi peale vihane olles. Siis sa ei saa ka ära liikuda. Nii nagu isa tuli öösel kell 3 ja ütles, et pane, tütar, pane mulle küünal põlema, loe mulle meie isa palvet ja vabasta mind. Et ta oli vihane oma naise õemehe peale, kes varastas isa käest talurahad ära ja isa oli vihane ja surigi vihasena ära. Ja siis isa tuli 50 aastat hiljem ja palub mind, et kuule, päästa nüüd mind lahti, et ma saaks edasi liikuda, ma saaksin uuesti maa peale tulla. Ja siis ongi, tulebki, et kuule, pane küünal põlema, loe mulle see meie isa palve, ma ei saa edasi minna. Siis siinsamas tegime seda. Aga mina esimene reaktsioon oli, ma ei viitsi sinul selle küünla pärast nüüd küll üles tõusta ja seda põlema panna ja sulle meie isa palvet ka ei mäleta enam ja siis ärkasin järsku üles, issand, sa vaidled vaimuga. Eemaldasin ennast kangeks. Ja isa ütles, et ei, sest ei ole midagi, et hommikul tõused üles ja siis paneme küünla põlema ja mis sa pabistad. Vaim lohutab sind. Aga telepaatiliselt räägid ju kuidagi, on ju? Ja ega sa häält ei kuule, tema mõtleb ja saadab oma mõtte minule pähe ja mina mõtlen talle vastu. Ja me suhtleme niimoodi. No ja hommikul oligi niimoodi, siis panin küünla põlema, siis hommikupoole ööd ma tuletasin meie isa palvet meelde. Kui sa õhtuti magama lähed ja hommikuti näiteks ärkad või millised, no ma teeks nagu traditsioon, aga mida sa tavaliselt teed, kas sa tänad näiteks tänase päeva eest, kui sa õhtuti magama lähed või kas sa loed näiteks mingit meie isa palvet, nii nagu sa oskad, see, mis sul meeles on või saad aru, kas nagu midagi sellelaadset, kui sa hommikul tuled, lihtsalt hüppega lendad voodist välja ja... Mul ei ole seda kommet, et ma muudkui tänan, vaid minu sees ongi tänulikkus.
sa oledki täis üks suur tänulikkus. Ma olen tänulik, et ma Mm. elan, et ma olen siin, et ma kogen seda elu. Ma olen tänulik selle eest. Ma eraldi niisugust asja ei tee. Iseasi, kui nüüd hinged tulevad ja paluvad ekstra, et kuule, tee mulle seda, ma tahan edasi minna. Vaat siis oligi niimoodi, et tegin isale selle rituaali ja isa sai ära minna. Ja siis tuli see vanaema, siis kui see Margus ähverdas meid ka selle Gretaga. Ja siis ma küsisin vanaema käest, et kuidas sina saad, kui sa ütled, et sa oled minu kaitseingel, kuidas sa saad mind kaitsta? Sul pole käsi, sul pole jalgu, sul pole suud, sul pole üldse keha. Kuidas sa mind kaitsed? Kohe esitasin vaimule kohe sellise küsimuse. Peaaegu, et nagu hakkasid vaidlema taga juba, jah? Jah, peaaegu jah. Ja vanaema ütles, et kui sa nüüd täpselt tahad teada saada, et ma võin sulle selle lahti seletada. Aga arvesta sellega, et kui me füüsilisest kehast välja läheme, oleme ilma füüsilise kehata, siis meil on vägi suurem kui siis, kui me kehas oleme. Ja ta ütleb niimoodi, et ma ei tee füüsiliselt mitte midagi. Ma teen... Telepaatiliselt ja selle... Ei, ma teen selle universumi väega. Ja kaitsen, viin selle inimese, kes tahab sulle kurja teha, ma viin tema mõtted kuskile mujale, nii et sa ei tulegi enam see, keda ta tahtis kahjustada, sa ei tulegi talle enam meelde ja kujutad ette, oligi niimoodi. Vanaema tegi selle niimoodi ära, et Margusele ei tulnudki enam meelde, et meie Gretaga ka maa peal oleme. Kõik laabus nagu iseenesest. Kõik Margusele ei tulnud enam meelde, et me üldse oleme raamatut kirjutanud. Jah, ja muretsemine kadus. Jah, kõik. Aga kuidas selline asi on, minult on paar küsimust küsitud selles suhtes, et vaata, kui näiteks ütleme, et vanaisa sureb ja sünnib samal ajal siis sinna samma suguvõssa lapse laps samal ajal. See võib olla täiesti vanaisa. Jah, kui suur tõenäosus on, et see sama vanaisa hing läks kohe? Sellepärast, et kui meil on meie oma grupp, kuidas me õpime, siis tõenäosus on väga suur, sellepärast, et me ei lähe teise grupi juurde kehastuma ega tarkust saama, vaid me oleme miljonid aastad siin oma grupiga. Oma grupp tähendab oma suguvõsa? Aga suguvõsas ei ole ainuüksi need, et omad suguvõsad, selles suguvõsas võivad olla ka laiendatud suguvõsa. Aga see tähendab seda, et meil on oma punt ja selle pundi suuruseks on tavaliselt 1000 isendit. Nüüd läks küll huvitavaks. Ja sa ei pea seda teadma. Sul pole vajadust seda teada, sest sinu selle elu ülesandeks on iseennast õppida armastama ja iseennast hoidma tervena. Sul on mõnusalt tead, mul on kulmud, kui ma keskendun, mul kulmud lähevad kurjaks ja siis sa peegeldadki mind täpselt samamoodi sul kulmud. Et me, jah. See on nagu Brežnevil, saad aru. Me oleme kuidagi nagu, energeetiliselt sarnased. Ja sul on ju ka see kõrvalest pea küljest lahti. On jah. Sul ka. Mis see tähendab siis? See tähendab seda, et väga palju siin maa peal olnud. Sest me käime, see planeet, kus me praegu oleme, on õppeplaneet tegelikult. Ja vaata, oled tähele pannud, kui sa vaatad neid teadussaateid, siis et teadlased arutavad, et oli ilus, kena ühiskond. Ühiskond õitses, kõik olid õnnelikud ja siis nad kadusid järsku ära, kus nad said. Ja siis need muud kui ühte lugu, nii üksteise järelikult ja see ühiskond ja see ühiskond. Peaaegu, et vaatad 50 ühiskonda on juba siin maa peal olnud ja kuhu nad kaovad ja teadlased ei saa aru, kuhu nad kaovad. Aga need, kes tulevad siia maa peale, tulevad ju õppima. Nad lähevad oma ühiskonna, oma koduplaneedile tagasi. Ja meie lähme ka tagasi. Jah. Ja ma tahtsin juba küsida, et kuhu me tagasi lähme, aga meil polegi vaja teada, kuhu me tagasi lähme. Ja sellepärast,
ja kes läheb luigetäht, kas sa kujuta ette, kui palju, võta see astroloogiline atlas, võta löö see lahti ja vaata, kui palju on päikese neid päiksemärke. jah, luigetähtkuju ja plejaadid ja Sirius ja neid on siin meie selles päikeses linnuteega lahti, neid on miljardeid. See tähendab seda, et meil on igalühel kuskil oma kodu. Jah, Jah. jah. Kuule, aga räägitakse, et inimese seas on sellised robotinimesed või sellised inimesed, kes ei ole inimesed. Kes? Räägitakse, et inimeste seas on selliseid inimesi, kes ei ole tegelikult inimesed. Tead, nagu tänapäeval kloonitakse inimesi, on mingisugused robotinimesed. Kas sina sellest ka midagi tead? Vaata, ma tean, et neid roboteid on tehtud ja et need kõrgemad tsivilisatsioonid, kes on oma arengust meid väga kaugel ees, on teinud endale töötajaid, kes aitavad neil midagi läbi viia, midagi ehitada ja siis tehakse robotinimesed. Meist tehti ka ju, kui me algasime seal Lõuna-Aafrikas ja siis need Anunnakid, kes on niburu pealt ja nende oma isiklik see päikesesüsteem läks paigast ära ja nende see õhk oli rikutud ja neil oli vaja kulda. Siis Anunnakid tulid siia, tulid kulda kaevama. Aga kuna kulla kaevamine on võrdlemisi raske, siis nad võtsid kätte, tegid niisugused robotinimesed meid, kes siis kaevavad ja nemad siis lihtsalt võtavad selle kulla, viivad oma planeedile ja korrastavad oma selle atmosfääri ära. Ja siis oligi siis niimoodi. Need on need, keda lihtsalt luuakse selleks, et kõik niisugused raskemad asjad ja raskemad tööd teeb masin. Ja need on tegelikult masinad. Robotinimesed. Jah. Ta tuleb välja nagu inimene, aga ta mõistab sind ja suhtleb sinuga ja kui sa ei ole asjaga kursis, siis sa arvad, et oled tegeliku sellega kontaktis. Et alati ei saa ka sinisilmne olla. Ära usu kõike, mida sa näed. Jah, mulle need ütlesid need. Ma seda räägingi seda, mida sulle ufod rääkisid, et ära usu kõike, mida sa näed. Jah. Ei, need peale seda, kui nad olid minuga teinud seda tsirkust, siis pärast seda ütlesin niimoodi, et ära siis usu kõike seda, mida sa näed. See, mis me näitame sulle visuaalselt, see on sinu õpetamiseks. Ja see, mille peale sa siis reageerid ja vihaseks lähed. Ma ütlesin, kuradi poisid, lõpetage ära, see ei jama. Aga kõik need tulekahjud kustusid ära kohe pauguga. Nägid. Mul on üks küsimus veel sulle. Mul ei ole valmistatud küsimusi, et sa teaks. Ei peagi olema. Jaa, ei peagi olema. Ja mul lihtsalt niimoodi tuleb, tead, kui laps sureb ära, ehk siis vaata, võib laps sureb liiga vara ära. No ma ei tea, kellel on liiga ja liiga. Mina ise arvan, et meil on just igal ühel antud mingisugune aeg siin maa peal toimetada. Kuidas sina selle peale nagu vaatad, et vaata, mõnel sünnib ju lapsed on 2 päeva võib-olla ainult, mõnel on 8 kuuni, mõnel on 2 aastat ja siis mingi teatud äkki haigus tuleb. Kus need haigused võivad tulla? Kas seal on mingid põhjused? Mul on oma mõte ka olemas, et kuna ma numeroloogias näen, et kõik on seotud. Kõik see, kas sa tuled 5 päevaks, tuled 10 minutiks või tuled 100 aastaks, kõigil on oma eesmärk, mida sa selle aja sees, kui sa siin oled, mida sa teed. Ei ole niimoodi, et tuled ja jalutad siia omast heast isiklikust tahtest, vaid kõik, mida sa siin maa peal teed, kõik on ette nähtud. Kas ma saan aru, et aega kui sellist ei ole olemas? Ole olemas. Me võime samal ajal olla ükskõik kus. Ja samal ajal sul on ka teised need aspektid. Mina teadsin ühte oma aspekti, see oli Tiibetis, üks naine. Sellepärast mina sinna Aasia poole ei taha minna, sest mul on seal infokandja on olemas. Aspekt tähendab siis seda, et nagu topelt inimene samasugune. Jah, et sa võid olla kahes eksemplaris. Üks eksemplar on siin ja saab kogemusi ja teine on võib-olla Tiibetis ja saab kogemusi. Minul oli see Tiibetis ja sai kogemusi.
Kus sa tead, et ta seal on? Mm? Kus sa tead, et ta seal on? Küsisin, Aa, kas mul on kus sa küsisid? oma Enda käest? selle kõrgema mina käest küsisin, kas mul on topelt seda tegelast, mille peale vastati jaa, on. Ma ütlesin, ma tahaks seda tegelast näha, siis näidati mulle, vaatan, niisugune kõhnakene tiibetlase moodi naine oli, niisugune usklik ja niisugune kleenukene ja siis, kuna mul ei olnud temaga mingisugust ülesannet teha midagi ja siis ma jätsin ta rahule, aga ma teadsin, et mul on olemas kõrvalaspekt ka. Kas ma saan aru, et tegelikult ükskõik, mis küsimus meil elus on, me saaksime seda küsida oma selle kõrgema mina käest? Jah, aga sa pead seda siiralt uskuma, sest kui sa kahtled, siis ei kuule sa midagi. See on sama nagu, kui sa Jumalat ei usu, siis Ja siis Jumal ei saa sind aidata, sellepärast et sa ei usu, sul ei ole mõtet anda seda tööriista, millega sa ei oska midagi teha. see on sama, kui ma vaatan numeroloogiliselt inimesi, siis teatud numbrid kohe sümboliseerivad, et sul on ingli kaitse, sul on universumi kaitse ehk siis Jumala kaitse. Mis mul on, ma olen No mina vaatan sind. No vaata, 2. detsember 2, see on 0, 2, 12 Jah, ja 1932 kokkuvõtvalt number 11. number 11. Sa mõtled, elude number on 11? Jah. No sina oled meil selline vaimne õpetaja. Ja ma olen selle numbri järgi olen meister. Jah, maester vene keeles. Ahsoo. Maester. Ja, aga kuidas sinu see, kui sina oma selle tarkuse järgi vaatad, mis see sulle siis annab? No minu jaoks annab juba see, et sa oled 2. päeval sündinud ja sul on elude number 11, ehk siis sa oled meister, sa oled meistrinumbriga sündinud ja tegelikult kokku liidetud ka veel 2, siis sinu info liigub läbi kanalduse. Sul on justkui 3. kõrv ja 3. silm ja sul on justkui tundad püsti sul kogu aeg, sul on kogu maailma universumi selline raamatukogu on sinu peas olemas. Su kanal jookseb sealt. Jah, sellepärast need raamatud, vaata, kui mina nüüd hakkan niimoodi, et hakkan nüüd raamatut kirjutama, mul üks poiss tõi pooleldi kirjutatud selle konspekti, et ma seda täiendaksin, ma räägin talle, tead, ma pean kanaldama, ma ei saa niimoodi teha, nagu sa tahad. Sina esitad küsimuse ja mina kanaldan. Aga tema ei saa sellest aru, et kuidas ma siis seda oskan kirjutada. Aga ma saan seda kanali kätte siis, kui ma ei mõtle selle peale. Ja teine mõtleb küsimuse peale ja esitab mulle küsimuse ja ma räägin siis ma vastan õigesti. Ma saan aru, see on niimoodi, et see lihtsalt aeg-ajalt tuleb sul lihtsalt see tunne peale ja see informatsioon, aga lihtsalt võib tulla ükskõik mis hetkel. Jah. Või see on pigem... Sest need raamatud on kõik kanaldatud, need, mis on see seljaga siiapoole. Need on kõik kanaldatud. Teie näotarkus. Ei, need on, seal on need muud raamatud ka, nende raamatute tagasi. Okei. Kuidas sa ütlesid, et sul on maakodu, kus kohas see sul on? Kui sa sõidad mööda Tartu maanteed välja, 17 kilomeetrit on olemas Patika. Tead, Jürit, sa tead? Jürit tean, jah. Jürist edasi 4 kilomeetrit on Patika küla. Mul on seal suvekodu. Ja seal oli niimoodi, et oli kolhoos ja siis seal oli need vanad inimesed ja üks vana inimene elas ühes väga vanas viletsas majas ja tema õde hakkas minu juures käima ja ütles, et kuule, vii nüüd see Mann sinna vanade kodusse, ma olin ametiühingu esimees. Ma ütlesin, et Mann ei ole ju öelnud mulle, et ta tahab vanade kodusse minna. Mina ei saa kedagi viia, kui tema ei ole ise soovi averdanud. Õde ei jätnud järele, nii kaua masseeris seda Manni ja mind, et no vii siis nüüd, et Mann ei saa üksi hakkama ja Mann võitis kätte, et lähme küla nõukogusse. Ma kingin selle üti, selle lagunenud üti sulle, tee mis tahad sellega. Ja siis nii ma viisin Manni sinna Paunküla vanade kodusse. Ja siis olid seal Manni sugulased, olid kõik maru vihased, et Mann võttis kätte jumala võõrale inimesele, andis oma maatükikese. Ma ütlesin, mina ei saa ka midagi teha, kui tema niimoodi tegi.
ju siis nii pidi minema. see pidi niimoodi minema, jah. Mhm. Ja nüüd iga kord, kui ma käin siis seal surnuaias ja panen lilli, vaat siis Maini haua juures ma küll kohe seisan ja ütlen, tead, ma olen sulle nii tänulik, et tead, kui ilus koht mu lastel on. Kas... Ja kujutad ette, ta kuuleb ka seda. nii. Kuidas ta kuuleb läbi haua? No tegelikult ta ei ole enam hauas. Tegelikult ta ei ole ju hauas. Ja ma sain aru ja ta liigub siin kogu aeg meie keskel. Yeah. Jah, ma arvan, et ma lasen sind vabaks. Oota, räägi mulle, kus te nüüd lähete, kui te lähete? Tegelikult on nii, et meil läheb õhtul laev 6:30, siis me läheme tagasi Soome. Ja kus kohal sa siin linnas oled? Autos. Autos? Autos. Ma tulin siia selle jaoks, et ma osalesin ise täna ühes podcastis, Hingetee podcastis. Ja siis mul oli sinuga täna kohtumine. Ja ma ootasin seda väga kõvasti. Kolinad ei olnud küll kuulda. Ei olnud jah, ma hästi vaikselt ootasin. Ai. Ja selles ütles, et ma mõtlesin, et ma tahan sind päriselt nagu näha. Me rääkisime küll telefoni teel, aga ma tahtsin sinuga päriselt näha. Ja mõtlesin, et tuleb, mis tuleb. Ma pole kunagi selline ettevalmistaja olnud. Ei, see on väga hea, sellepärast, et kui mina ka räägin niimoodi, mis parasjagu ma tahan öelda või mis tuleb, siis on see kõige huvitavam. Ja, nii et nüüd me läheme siia sinu kõrval Lidlisse, ostame midagi, ma nägin hästi kihvti asju sealt poest. Lidli on, kui sa lähed siit välja ja lähed siit üle tee, on Lidl siin samas. Sealt saab hästi odavaid ja seal on kõik ilusad asjad. Olid jah, me vaatasime, tead, me kolime nagu maale, õigemini ma elan praegu ka maal, siis mulle meeldib aias sobrada. Et siis ma vaatasin, seal on asju, mida ma saaksin juba osta, seal mingid põõsakesed olid ja need tegelikult, vaata, miks Lidl odav on, ta on sellepärast odav, et ta ei kasuta vaheladu. Ta saab oma kauba otse tootjalt. Vahepealne osa laos hoidmine ja see jääb ära. Kus sa tead seda? Ma olen nendega rääkinud. Kuule, tead üks jutt, mis ma praegu tahtsin küsida. Sa kuskil podcastis rääkisid, kui sina panka lähed, siis sina toimetad niimoodi, et sa pead pangast ära minema, sellepärast, et muidu läheb elekter ära. Mis jutt sellega on? See jutt oli sellega, et kui oli aasta see kontroll, kuidas maksud on. See on niimoodi, et kui ma lähen niisugusesse kohta, kus on elektrilised niisugused aparaat, siis kui ma tegin endale uut seda ID-kaarti ja siis niimoodi need on kõik aparaati peal, siis ma pean ääretult tasakaalus olema. Ma ei tohi vihane olla, ma ei tohi ärritunud olla, siis vool läheb ära. Tuli kustub ära. Aga kui sa kodus vahepeal närvis oled või tasakaalust väljas? Ei, aga kodus ma olen juba ennast niimoodi koolitanud, et ma ei lähe närvi. Okei. Kas sa võtad kodus vastu kliente? Ei. Mujal? Ma võtan siin. Aga kas sa tajud, issand, ma ei tea, nüüd tuli miljon küsimust. Kodu on ikkagi sul nagu kindlus, eks ju. Vaata sa kliendiga, mina tulin praegu oma energiaga siia, sa tunnetad väga hästi ju energiaid. Ja kui on mingisugune vale energia, näiteks ikka sa ju kunagi teeb. Mis asi on vale energia? Räägi mulle. See, mis ärritab. See, mis sinust trigerdab mingisuguseid tundeid ülesse. Ei ole selliseid olemas. Ei, mul ei tule neid nõuseid. Sa oled nii vana pala juba, sul vist mitte mingisugune energia. Arvesse sellega, et ma olen 93. Ma kuulsin, sa ütlesid, jah. Ja ma olen 62-aastaselt hakkasin seda tööd tegema. Ma olen 33 aastat sellega tegelenud. Ja mis asjaga sa oled tegelenud 33 aastat? Inimesi õpetanud ennast terve hoidma. Väga kiht. Et ei ole valet energiat, ei ole õiget energiat, lihtsalt see, et ise peab tasakaalus olema iseendaga ja siis ei tule mingit sellist jama külge. Kõige olulisem on see, et sinu sees oleks armastuse tunne. See on ju nii vähe nõutud. On. Või sa tahad suuremaid nõudeid saada või? Ma ei taha üldse mitte midagi nõuda. Mul on endaga väga hea olla. Ma tean täpselt, kuidas mul see värk tiksub. Ma olin isegi üllatunud, kui sa
mul rinnust kinni krabasid või siit ja ütlesid, et mul on siin vaata mingi asi. Ma olen natuke isegi üllatunud, et ma vahest ikka ärritun ja reageerin mingitele asjadele ja siis ma nüüd sain aru, et peab, ma olen hästi ma ei saa sinna midagi Ja ma teha, saan sellepärast aru. et kui sa istud minu ette ja sul on kuskilt kinni, mina ei saa sellele käele öelda, ära mine sinna. Et praegu tahtis ka minna, said just pidurit teada. ta kohe läheb sinna, no mis ma, no kohe susima siia kaela all. no mis ma teen, noh. ja, ei, see on kihvt jah. Tead, kuidas kontrabassi ära tunneb, kontrabassi mängija tunneb ära bussis? Tead sellist nalja või? Kontrabassi, kes mängib sinna pum-pum-pum-pum-pum, jah, nii, siis ta hoiab alati sellest trollist, hoiab kepist niimoodi kinni, vaata sealt, et maha ei kukuks, ta hoiab niimoodi kinni. nii. Tavaline inimene hoiab niimoodi kinni, aga siis kontrabassi mängija hoiab niimoodi. kontrabassi mängija. jah. see oli reklaamipaus. ahhaa, sul. mõtted mujale saada. ahah, jah. jaa. küll aga tead, mis, mina tänan sind. Sinuga oli mõnus vestelda. ahah, aga nüüd ma küsin sinu selle kõrgema mina käest, et kas ta tahab sulle midagi öelda? ära lohista jalgu. mis see tähendab? et mina ei tohiks lohistada jalgu. ära lohista jalgu. omast arust ma ei lohista üldse jalgu. Mm? ma omast arust ei lohista üldse jalgu. tõuse püsti, käi siin, tule ümber tooli. Lükku. Mida? sa tahad näha kindlasti rohkem. nagu ei ole üldse lohista. millal sa siis lohistad neid jalgu, kui sinu kõrgem mina ütleb ära lohista jalgu? äkki on see, äkki ta mõtleb kuidagi teistmoodi, et äkki ma lohistan, võtan liiga palju teiste muresid enda kanda. kas see ei võiks olla, et ma lohistan jalgu? äkki ma, võib küll olla. seepärast, et ma jään enda sisse hästi kauaks hoidma teiste muresid, eriti lähedaste muresid. ja see on nagu lohistama jalgu. vaata, kui ta näitab sind, et sa oled köögis. ja siis sul on sul on mingisugused vanad sussid, on sul kodus vanad sussid? ei, mul on sellised soojad sokid tavaliselt jalas. Suiste ma ei kanda. Need on ära kantud sussid. ei ole. ja et need jala otsast ära ei tule, siis sa oled sunnitud ja kohustatud jalgu natukene lohistama, natukene. ma saan aru, mida sa mõtled. sa mõtled, vaata nagu niimoodi nagu vean, et lihtsalt ära ei kukuks jalast. ma ei tee seda. aga miks ta nii ütleb sulle? mina arvan, et see, mida mina tean, mida ma teen, et ma muretsen liiga palju oma lähedaste pärast, mida ma ei tohiks teha, see on justkui see, et ma peaksin justkui, vaata lohistamine võib olla ju kuidagi piltlik. sa peaksid rõõmsam olema ja rõõmsamalt käe astuma ja tegutsema, aga sa nagu vaata, kui inimene muretseb, siis ta vajub kokku. no ma käin liiga palju natuke peast läbi, ma võiksin nagu vabaks lasta. rohkem enda peale keskenduda. kas ma pean tagasi istuma siia auku või? ei, sa istud siis, kui sa tahad. ei, siin on nii hea istuda kusjuures. ei, tooli ma sulle kaasa ei anna. mis jutt see nüüd on? Nüüd ta tahab mul tooli ära viia. aga sa tuled veel lähemale? sa tulid veel lähemale? jah, ei, vaata, kui sa oled mul siin põlvede vahel niimoodi energeetiliselt, siis ma näen sind hästi. ja ju siis... vaata, räägi mulle, kas sul oli lapsepõlves oli üks peika ka või? mul on 11 olnud neid. see oli nali. ja nali või? mul on ikka peikasid rohkem olnud kui üks lapsepõlves. ma ei tea, mis tähendab lapsepõlv, kui kaugele tagasi vaadata lapsepõlves. no sa oled niisugune. ma ei mäleta. ma olen ise olnud selline poisilik pätikas tüdruk. ma rohkem poistega nagu mänginud. sa oled nagu loomulikult pool poissi. jah, ütleme niimoodi, pigem nagu selline poisilik. aga kas mul peika oli, ma nagu ei mäleta. jah. nii, mis see on, kellegi pilt või? ei, see on selline ilus kivi. ilus kivi on lihtsalt. jah. see on kell, see näitab, et kell on 3:30.
kell on 3:30 juba või? ja Ongi, jah. mis kell sul ära lõpeb? Nii. Väga hea. Nii, aga ära lohista jalgu. Millal inimene lohistab jalgu? Aga ma ei lohista jalgu. Ma seda imestangi, et kui mu kõrgem mina ütleb, et ära lohista jalgu, ma ei lohista jalgu. Oota, ära lohista jalgu. Sellel on mingisugune Seal on mingi tähendus. Tähendus. Ja ma arvan ka, et seal on mingi tähendus, mida ta tahab öelda. et sa need mööda läinud asjad, sa oled mõtteliselt liiga kaua nende küljes kinni. Ma arvan, see on pigem niimoodi. Jah. Ära siis lohista jalgu. No teeme niimoodi. Teeme nii. Mis ma muud oskan ütelda, kui kõrgem mina ütleb, siis see on nagu seadus ju. Jah, see on Jah. see muidugi. Jah. Kõrgem mina on ju siis vahepeal on Jumal ja kõrgem mina tegeleb siis, kui sa magad. Siis ta võtab Jumala käest informatsiooni, mis ta peab sulle üle andma. Ja magamise ajal ta toob selle sulle. Ja siis, kui sa üles ärkad, nüüd sa viid Jumal, kõrgem mina võtab selle informatsiooni, mida sina tahad Jumalale öelda. Kuigi seda ise sa ei pane tähele, et sa seda tahad. Ja siis ta viib Jumalani. Nii et kõrgem mina kogu aeg tegeleb sellega, mida sina annad Jumalale, mida Jumal annab sulle. Ta on nagu väike saadik seal. Jah, ta on vahepeal. Ehk siis tegelikult oma kõrgema minaga me saame kogu aeg kontakti. See on jälle siin karv. Kuidas sa neid karvu seal saad? Iime pisikene, see on ka äkki kõrgem sina. Kõrgem sina on nii pisikene. Punakas karv on. Võt ära nüüd tõmba seda ära. Näe. See on see Toskaana juuksed, näed läbi Oota, ma panen prilli ette, ma ei näegi, et seal mingi karv on. Vaata, mul olid juuksed kasvanud pikaks ja ma ka kääriketega lõikasin. Ja siis ma tegin pintsliga küll, aga näed, ta on ju tegelikult lõigatud. Jaa, see ongi see. Ongi jah lõigatud. Ma tegin sellega, et noh. Tegid ilusaks. Vaata, kas sul nüüd on kõik, mis sul vaja on? Ja mul polnudki midagi vaja, ainult see, et ma tahtsin sind näha ja sinuga koos olla. Et mul on ka kalade karma ja sina oled kala. Siis mina olen sinu õpetaja. Minu õpetaja on minu poeg minule. Tema on hambur. Tal on hamburi karma ja tal on hamburi karma ja mina olen hambur. Ja tema on sinule õpetaja? Jah. Et keegi on alati kellelegi õpetaja. Mida see õpetaja nagu peaks siis sõna otseses mõttes? Sellepärast, et õpetaja käivitab neid tundeid sinu sees, tõstab esile, et sa neid tunneksid, mis on vaja ümber teha. Sain aru, okei. Muidu sa ei saa neid ringi teha, kui sa ütled, et mina kogen praegu solvumise tunnet, aga kui sul see ei ole aktiivne ja sa ei tunne seda solvumise tunnet, siis sa ei saa teda ringi teha. Sa võid teada küll, et sa kergesti solvud, aga sa ei saa teda ringi teha, kus sa teda ei tunne. Okei. Ja sina oled minul õpetaja? Jah. Vaat nii. Kas temaga ka peab midagi tegema või? Ei tea. Kas sa tahad temaga midagi teha? Siin on mul kogu. Jah. Kas sa tahad, et sinuga teha midagi? Haluatko tähän tutkia? Ei, vägisi ära päris. Ei ole kysynytkin ta käest enne. Mä lihtsalt praegu esimest korda küsin. Ma võin laita talle näin kinni, et siis ei tule. Sulla karma siin. Ta võtab selle siit. Ja me hakkame kodus vaatama seda. Jah, hakka kodus vaatama. Kui sa teda niimoodi skaneerid või selles suhtes, kui tema lähedust vaata, sa ütlesid, et kui sa oled bussis inimestega niimoodi, kas sa temal ka näed kohe midagi või tajud kohe midagi, mis on, või ta peaks tulema sulle see 2 jala vahele istuma korraks? Ta ei ole oma mehelikkusega rahul. Okei. Ma pean panema siit selle nüüd kinni. Pane kinni, jah. Jah, nüüd me saame rääkida.